Tere tulemast meie podcastile, mille siis lindistame täna intellektuaalomand.ee veebilehe jaoks ja mis siis on loodud intellektuaalomandi ja autoriõiguse teadlikkuse tõstmise projekti raames. Täna oleme siis siin projekti poolt mina, Kristina Kuznetsova-Bogdanovitš, olen siis kultuurikorralduse teadur ja õppekava arendaja. Meil on Timo Kullerkupp ja Karl-Kristjan Kahm advokaadibüroost Rask, kes jagavad siis oma kogemusi ja oma teadmisi, ekspertiisi autoriõiguse intellektuaalomandi teemadel. Et võib-olla alustaksin sellise natuke jutu vestmise stiilis küsimusega, et kui palju olete üldse tegelenud viimasel ajal tehisintellekti ja autoriõiguse intellektuaalomandi teemadega, et millal need tehisintellekti sellised küsimused üles hakkasid tulema teie praktikas? Tere ka minu poolt, mina olen Timo advokaadibüroost Rask, partner seal tehnoloogia valdkonnas. Need autoriõiguse küsimused seoses tehisintellektiga, need ikkagi tulid lauale peale seda, kui chat GPT populaarsus nii hirmsasti tõusis 3.0 versiooni väljatulemisega. Et peale seda on klientide huvi ja ka laiema avalikkuse huvi kindlasti olnud tõusutrendis ja tegelikult järjest rohkem tullakse ja küsitakse, kuna mõistetakse või hakatakse vaikselt mõistma juba neid riske, mis nende tehnoloogiate kasutamisega seonduvad. Tere ka minu poolt, ma olen Karl-Kristjan. Mina tegelen M&A ja tehingute valdkonnaga vandeadvokaadina siis. Aga mis minu meelest oli suht tajutav siin ühiskondlikul tasandil üldiselt oli see, et algus, kui see GPT nagu see hea versioon, see 3.0 tuli välja, siis mis oli see, et see igasuguste tehnoloogia inimeste tähelepanu püüdis esmalt, aga kusagil nüüd see kevad äkki, pool aastat pärast seda, kui meil 3.0 välja tuli. Pool aastat hiljem hakkas see jõudma ka nii-öelda mitte nii tehnoloogiliselt teadlike inimesteni, kes avastasid, et et sellega saab teha ka palju enamat kui lihtsalt, et anekdoote kirjutada ja koodi ja mis iganes siin alguses selle kasutusotstarbed olid. Ja siin on nagu nüüd, mõtleks, et see suvi on see teema just eriti plahvatanud, et inimesed hakkavad reaalselt kasutama ja siis hakkavad ka mõtlema sellest, et mis selle kasutamise nagu tagajärjed ja igasugused võimalused on. See, ütleme nii, et tavainimene on selle ülevõtmises nagu natukene mahajäämuses, aga samas tavainimene ka rohkem vist mõtleb sellest, et mis need riskid on. Mõlemad pidi tegelikult päris paljudes ettevõtetes need lood on sellised, kus töötajad on tegelikult hakanud kasutama neid tööriistu. Juhtkond ei ole sellega kaasa läinud ja alles täna teadvustab, et mis me nüüd tegema peame. Jutud riskidest levivad ja me ei ole midagi kaardistanud, me ei saagi aru. Ja intellektuaalomandi kontekstis täpselt samamoodi, kui võtta valdkonnana kunst või teoste loomine, siis läbi aegade see on olnud väga suur innovatsiooniallikas, uuenduslikku, kõike seal kasutatakse pigem rohkem kui vähem. Ja et seda kaudu need intellektuaalomandi teemad ka tõusetuvad, see on väga normaalne. Et mulle endale tundub, võib-olla sellepärast, et ma puutun loomevaldkonnaga ja loomevaldkonna tudengitega kõige rohkem kokku, et just nende jaoks on selles nii-öelda tehisintellektis kaks vastandit hästi igapäevaselt või nagu ehedalt koos, et üks on see tohutu võimalus, just innovatsioon, loome ja teine on see tohutu hirm, et tehisintellekt võtab selle loomeprotsessi täielikult üle ja siis mis siis saab autorist üleüldse, et kuidas teie kogemuses on, et kas kõige rohkem võib-olla tunnevad huvi ja tunnevad ka hirmu just loomevaldkonna nagu ettevõtted või tegijad või siis on nagu selline huvi olnud ka teiste valdkonna esindajate poolt või nagu selline? Mina olen näinud huvi pigem selliste ettevõtete poolt, kelle tegevus on kõrgelt reguleeritud.
seal on just pigem need finantsasutused, täpselt samamoodi advokaadibürood, kõik, kes töötlevad väga tundlikke andmeid ja tahavad oma lubadusi seoses nende andmetega täita ja täita ka siis riikide või muude institutsioonide poolt kehtestatud nõudeid neile endile, et nemad ei rikuks. Et pigem sealt loome majanduse poole pealt neid küsimusi on vähem. Erinevad ettevõtjad, kes mingisuguste andmemahtude töötlemist on automatiseerinud. See on näiteid igasuguseid, kus on probleeme CV-de käitlemisel ja sellisel, et neid, see tegelikult puudutab kõiki, ma arvan, võrdväärselt. Et ma ei usu, et oleks ettevõtted, mis ei leiaks kasutegurit selle tehisintellekti kasutamises ja selle võrra siis ka need tegelikult need riskid igasugused kohalduvad kõigile lihtsalt, need on erineva iseloomuga. Aga kui me nüüd lähme edasi sellest, et see puudutab kõikide valdkondade või pea kõikide valdkondade ettevõtjaid ja tõenäoliselt suuremaid, väiksemaid ja nii edasi, et kas, kui nüüd ma olen hakkan asutama ettevõtet, eks ole, oletame, et ma olen tudeng või lõpetasin ülikooli, mul on idee ja ma hakkan asutama oma ettevõtet koos sõpradega, kas me peaks kohe algusest peale nüüd tänapäeva kontekstis mõtlema tehisintellekti peale, kuidas me seda kasutame, mis riskid on, mõtlema läbi mingisugused reeglid, lugema läbi mingisugused regulatsioonid või on nagu kohe ettevõtte asutamise ajal seda võib olla vara teha või ei ole see asjakohane, kuidas teile tundub? Ettevõtte asutamise ajal tuleb peamiselt läbi mõelda ettevõtte äri. Kuidas sa seda teed ja millised on sinu ärile avalduvad riskid ja kui sealt on riske, mis võivad tuleneda tehnoloogiast, tehisintellektist, siis kindlasti nendele teemadele tuleb mõelda. Seal, ühesõnaga, äri on see, et kui sinu äri see puudutab, loomemajanduses kindlasti puudutab, kui sinu huvi on luua teoseid, neid kaitsta ja nendelt teostelt siis tulu teenida, siis loomulikult peab läbi mõtlema lisaks sellele loomeprotsessile ka seda, et kuidas sa oma loodud kaitsed. Ma ütleks, et see pole tegelikult nii lihtne küsimus, aga nagu neid ettevõtteid oleks ju asutatud ka enne seda, kui meil olid igasugused generatiivse tehisintellekti lahendused üldse turul, eks ole. See mõte on tulnud see äriline mõte või mis iganes valdkonnas, eks ole, see tuleb selle asutaja peast. See on tema idee, tema oleks seda teostanud ühel või teisel viisil ikka. Ja ega see tehisintellekt on ju selles mõttes, see ei ole miski, mis nüüd määratleb kogu meie ühiskonna toimimist ja kuidagi ütleb meile ette, kuidas me peame eksisteerima edaspidi. Et see on lihtsalt üks tööriistadest. Ega selles mõttes, et kui see tegemist on siin kirjanikuga, siis võib-olla ta mõtleb välja enne, et nagu millist tarkvara ta kasutab, et kuhu oma teos siis kirja panna. Kui see on Microsoft Word, siis äkki ta, eks ju, keegi ei loe seda litsentsilepingut läbi, mis talle seal ette antakse. Et nagu, aga kas ta arvestab sellega, et mis selle litsentsilepingust talle nagu lubatud on või mitte? Vaevalt, ega mina ka ei tea, ma ju kirjutan igapäevaselt kõike, mis ma teen Wordi, aga mul pole õrna aimugi, mis seal litsentsis kirjas on ja ma olen nagu advokaat, eks ole. Seda on rahustav teada, et mitte ainult tavainimesed ei loe neid väikses kirjas. Jah, seda mitte keegi sõna otseses mõttes, nagu ainult see, kes selle kirjutas tõenäoliselt on lugenud. Või keegi, kellel on tõesti vaja nagu seda mingit infot. Aga ühesõnaga, mis see point on ju see, et see on samamoodi, kui seda kasutatakse, siis võiks olla inimene ka kursis sellega, et mis selle riskid on, mis tema õigused on seda kasutades, aga samas jällegi, ma arvan, et see ei peaks defineerima seda, et kuidas selle ettevõtte asutamine käib, kui idee ikkagi on, siis see, nagu Timo ütles, et tuleb lihtsalt kaardistada riskid, mis selle ideega seonduvad. Ja võimalused ka täpselt samamoodi kaardistada, et advokaadid teatud määral ikkagi loevad oma tegevust ka loometegevuseks. Me ka kirjutame ja mõtleme, me paneme oma mõttetegevuse kirja ja tihti on seal ka üht-teist uudset, midagi kaitstavat. Et võimalused täpselt samamoodi kui riskid, et loometegevuses kindlasti tehisintellekt pakub ju suurepäraseid võimalusi. Et see, kuidas oma tööd paremini
korraldada, kuidas kavandada, kuidas saada tagasisidet sellele, mis juba on olemas, et parendada, muuta. Et seal on väga head tööriistad olemas ja teiselt poolt jah, siis need ohud, et kui sa oma teksti sinna keelemudelisse näiteks sisestad, et sa pead teadma, et mis sellest tekstist siis saab, millised õigused sa ära loovutad või annad. Erinevad platvormid, nende litsentsitingimused on erinevad ja nendega peab ikkagi kursis olema. Et veel kord nende läbilugemine ilmselt ei ole kõige mõistlikum tegevus, nendest arusaaminegi professionaalide puhul on tegelikult keeruline. Aga siis vähemalt kokkuvõtted, need üldised Q&A-d, mis on veebilehtedel olemas, et alustada vähemalt nendest. See on hea konkreetne selline juhis, mida edasi jagada. Aga ma võtaks selle töövahendi mõtte või selle märksõna siit üles ja olles ise haridusvaldkondas tulnud, nagu ma juba mainisin, siis kuidas teie arvates, kas me peaks rohkem, varem või kuidagi süsteemsemalt integreerima siis nii autoriõiguse kui intellektuaalomandi kui võib-olla tehisintellekti teemasid ka õppekavadesse, koolidesse? Praegu, võib-olla taustaks ma ütlen, et praegu on see toimunud üsna selliselt initsiatiivipõhiselt, et on projekt või on üks aine või on huvi, võib-olla ettevõtlusaine raames midagi räägitakse, võib-olla natuke räägitakse loomevaldkonna tudengitele sellise lepinguõiguse või autoriõiguse aine raames, et aga kas see teie arvates peaks olema integreeritud läbivalt õppekavadesse inseneeriast kuni loomemajanduseni ja ma ei tea, meditsiinist kuni siin on 2 teemat, mis ma kohe alguses tõstataks. Esiteks on see, et kui ratas on leiutatud, siis koolisüsteem seda ignoreerida ei tohiks. Et tuleb ikkagi arvestada selle reaalsusega, kus me täna oleme ja veel parem selle reaalsusega, kus me homme oleme. Teine pool on see, et selle tehisintellekti ühiskondliku mõju täna on igatpidi seda prognoositud, aga need on kõik prognoosid ja mudelid ja ega me ei tea, millist mõju ta omama saab, aga olulised tööriistad peavad kindlasti omama tähtsust koolisüsteemist, kuna need ongi need samad tööriistad, mida me kasutama hakkame. Seal kõige olulisem aspekt, nagu iga tööriista puhul, nagu iga idee või mõtte puhul tuleb olla kriitiline. Sa pead teadma, milleks see tööriist on, mida ta suudab teha, mis on selle eeldus, et kuidas tuleb suhelda sellesse, mis sealt välja tuleb. Et selline kriitika teadmise suhtes, loodu suhtes, see läbi selle tuleb tuua need tööriistad. Aga me peame koolisüsteemis rääkima küll olemasolevatest ja populaarsetest tööriistadest ja õpetama siis õpilasi neid kasutama. Mis nagu see personaalarvuti ja internet on olnud olemas aastakümneid, aga ometi peab kirjandeid kirjutama ikkagi käsitsi siin keskkooli lõpus näiteks, et selles mõttes, et kooliprogramm muutub tahes-tahtmata meie elu keerukuse suurenedes ka keerulisemaks, aga selles mõttes see ei tähenda, et see oleks asi, mida saaks otseselt ignoreerida. Et ma olen siin täiesti nõus Timoga, et mis on võib-olla nagu eriti noortele vaja selgeks teha, on see, et tuleb olla kriitiline selles suhtes, et kuidas see AI töötab. Et kuidas ta genereerib oma vastuseid, kuidas ta genereerib oma sisu, mis allikaid ta kasutab. Et teadlikkust sellest kõigest on ainuke, mis suudab nagu tagada lastele ka seda, või mitte lastele, vaid üldse noortele ja inimestele, ühiskonnale üleüldiselt, et saadakse aru, mis selle tarkvara tänane võimekus on ja et milleks seda kasutada saab, milleks ei saa kasutada. Ega see õiguslikust aspektist ka tegelikult, kui me räägime selle tehisintellekti kasutamise riskidest, see
see tegelikult taandub kõik nagu sellisele kainele mõistusele, et noh, et tuleb aru saada, et see on ikkagi mingisugune masin, mis toodab mingit teksti mingitel põhimõtetel, mingitel süsteemidel, mida võib-olla isegi selle süsteemi enda nii-öelda looja ei mõista lõpuni välja, et õppeastmesse väljund tal on miskisugune rida numbreid, mis väljendub meie jaoks ladusa tekstina, et ja inimfaktorit ei tohi nagu selle kõige juures ära unustada, et noh. Nõus, see kriitiline meel, tegelikult igasuguse teksti või kujutise kohta see sama kriitiline meel ju kohaldub, kas see tekst on loodud tehisintellekti abil või mitte, ega see teksti tuleb alati suhtuda täpselt ühtemoodi, sa pead olema kriitiline selles suhtes, mis seal kirjas on, sa pead mõtlema selle peale, kust see tuleb. Tehisintellekti puhul on huvitav see ja seal Euroopa AI Actis on ka 2026. aasta juulist kehtib see reegel, et teatud juhtudel peab siis väga selgelt viitama, et see on loodud kasutades AI-d või ongi otse loodud AI poolt. Et see ei ole universaalne viitamise kohustus, aga teatud tingimustel või teatud juhtudel seda tuleb teha. Et ja miks mina arvan, et see viitamine ka täna ja täiesti ükskõik millises kasutuses keelemudelite puhul on hea viidata, ongi siis see, et see tekst, mis tuleb sinuni läbi inimese, mille on inimene kirjutanud, või see tekst, mis tuleb sinuni läbi keelemudeli, et seal on teatav erinevus, seal on erinev kultuuritaust, seal on erinev motivatsioon, seal on erinev võimalus hallutsinatsioonideks, seal on erinevad arvamused, eelarvamused. Ehk siis see teksti kasutaja teades selle teksti allikat suudab selle tekstiga paremini tööd teha. See on ka nagu hea teadustöö, eks ole, põhimõte just või nagu ongi teadustöö üks baaspõhimõtteid, et viitamine, eks ole, korrektne viitamine allikale. Aga ma küsiks võib-olla edasi, kuna sa mainisid seda AI Acti, et ma saan aru, et see sai üsna hiljuti paika pandud, et mis selle nagu sisu on või need kokkulepped sai tehtud? Sai. See õigusakt tegelikult puudutab ikkagi nende süsteemide loojaid ja see kaitseb võib-olla ühiskondlikus mõttes neid kõige suuremaid huve, põhiõigusi. Selleks on see määrus olemas, et kaitsta inimkonda, ütleme niimoodi, või vähemalt Euroopa Liidu piires. Seda nagu need näited, mida see reguleerib, see võib-olla illustreeribki kõige paremini seda, et millele või kellele ta suunatud on, et ta ikkagi selgelt täiesti autonoomselt mingisugust süsteemi keelab luua. Et Skynet ei ole okei ja mingisugused muud sellised, nagu ulmevaldkonna programmid neid ei tohi luua. Samuti siis mingisugused on kõrge riskiastmega näiteks mingid süsteemid, mis juhivad raskeid masinaid või tehaseid või kõike seesugust, et nende puhul tuleb eraldi järelevalvemeetmeid rakendada, eraldi siin on erinevad nõuded nendele sõltuvalt riskiastmest, et kui tõsist tööd hakkab see tehisintellekt tegema, eks ole. Et aga meie, kes me siin küsime mulle, et palun loe mulle horoskoopi, eks ole, siin chat GPT-lt, siin meie elu see akt ei mõjuta. Ja ma arvan, et see ühiskondlik ootus oli ka pigem suunatud sellele, et nüüd tuleb õigusakt ja ütleb meile, mis asi see on ja kuidas seda kasutada. Aga ei, see ei ole see õigusakt. Et need praktilised eluvaldkonnad, millega me kokku puutume kõik igapäevaselt, nendes on regulatsioon olemas ja täpselt see samamoodi autoriõigus, intellektuaalne omand laiemalt. Et see õigus ju kehtib täpselt sellisena, nagu ta varem kehtis ja need on siis küsimus, et millised uued riskid siin olemas on ja kas me siis peame need debatid läbima, kas on vaja uut regulatsiooni, kas on vaja põhimõttelisi muudatusi regulatsioonis. Aga täna on ju see olukord, kus isikuandmete kaitseõigus on täpselt sama, mis ta enne oli ja autorikaitse, samamoodi ärisaladuste kaitse, kõik need põhimõtted kehtivad.
Üks asi, mille ma selle projekti jooksul õppisin väga palju autoriõiguse kohta ja intellektuaalomandi kohta, kuna väga palju enne ei teadnud, sain palju targemaks, eks ju, ja üks baaspõhimõte, mis ma ära õppisin, on see, et siis autoriks saab tunnistada ainult inimese, eks ole. Ma saan aru, et see on autoriõiguse üks põhimõtteid, et autor saab olla inimene. Aga me oleme päris palju diskuteerinud kolleegidega, erinevates kogukondades ja erinevates gruppides, et kas tehisintellekti, näiteks seda ChatGPT-d, kas teda saab mingil tingimusel lugeda autoriks või omastada talle autorsuse või kuidas seda õiguse mõistes siis, kuidas selle teemal arutleda? See on minu meelest selle küsimuse tuum on tegelikult selles, et kuidas me toome väga selgelt GPT näite, eks ole, kuidas ta töötab. Ta on kogunud kokku tohutu massi erinevaid tõenäoliselt autoriõigustega kaitstud teoseid, aga ka muid teoseid ja igasuguseid lihtsalt materjali. Keegi kuskil inimene on midagi kirjutanud, midagi joonistanud, midagi pildistanud ja nii edasi. Ta ongi selle kõik kokku kogunud ja selle üheks nii-öelda suureks potiks kokku sulandanud, kus siis ta põhimõtteliselt ennustab meile väljundit, andes seda, et mis varasemalt on tehtud, mis varasemalt inimene on teinud, eks ole, mis on loogiline, et milline sõna võiks järgmisena tulla sellele ja sellele või milline tähemärk tuleb loogiliselt võttes suurima tõenäosusega järgneb sellele esimesele tähemärgile. Ja niimoodi ta hekseldab läbi meie, see läheb tehniliselt väga keerukaks, aga niimoodi ta hekseldab läbi meie selle küsimustiku või selle nii-öelda küsimuse, mis me talle esitame ja selle põhimõttega ta annab ka meile vastuse. Aga mis on alati siin väga oluline aru saada ja meelde jätta, on see, et ta võtab mingisuguse varasema asja, mille on teinud inimene ja kasutab seda, et luua midagi uut. Et siin on näiteks selle lihtne ka küsidagi talt, et tuntud kunstnike mingisuguseid teoseid, et palun replitseeri mulle seda. Ta ütleb, see ChatGPT on halb näide siin, sest temal on piirangud peal, ta ei tohi seda teha, aga teoreetiliselt saab ka nii, et loome taas mingisuguse varasema autori loomingut, eks ole. Ja see tuleb, veidi peab vaeva nägema, aga see tuleb ikkagi välja. Kas siin ei saa, eks ju, käsitleda seda tegelikult ei minu ega selle GPT loominguna, vaid ikkagi see varasema autor, tänu kellele see programm üldse oskab seda uut sisu luua, on ikkagi see algne autor ja see autoriõiguste puhul võib-olla see kriteerium, mis on kõige olulisem, siin on see originaalsus. Et see GPT ei ole eales võimeline tegema midagi originaalset. Sisuliselt kõik on alati mingist varasemast materjalist inspiratsiooni saanud. Isegi kui see on meie jaoks täiesti hoomamatu kogus andmeid, mis on kõik sulandunud kokku, siis ikkagi see on inimlooming, mida ta aluseks võtab ja sellepärast saab ka ainult inimene olla edaspidi GPT kasutades see, kes see autor on. Kuigi seal neid diskussioone peetakse ja räägitaksegi tehnilistest ja matemaatilistest mudelitest ja kas nende tulemusena üldse võib midagi originaalset loodud saada. Aga jah, ma olen Karl-Kristjaniga täiesti nõus, et täna küll need mudelid ei suuda meile midagi originaalset pakkuda. Küll saab neid kasutada oma idee või teose loomiseks kindlasti väga suure abimehena ja siis, kui selle inimese panus, selle autori panus sinna erinevate promptide esitamise kaudu, selle algse ideekirjelduse kaudu on selgelt olemas ja suur, siis see produkt, mis sealt tuleb, see võib olla küll selgelt autoriõigusega kaitstud, aga selle kasutaja autoriõigusega siis. Siin muidugi võiks filosofeerida teemal, et võib-olla võiks siis välja käia selle definitsiooni, mis autoriõiguses kirjas on, et mis on originaalsus, et mina kui humanitaarvaldkonna esindaja võiks siis öelda, et tegelikult kõik see, mida inimene loob, on ka mingis mõttes ju mingisuguse eelneva kogemuse, tema õpitu, tema just mingisuguste kogemuste, oskuste, võib-olla selline alateadlik kokkupanek, et kuidas autoriõigus defineerib originaalsust?
tegelikult läbi higi ja pisarate, selles mõttes, et läbi panuse, läbi selle loomeprotsessi, ega seal ei ole nii üks-ühest selgitust, et mis see autori loomepanus on originaalse teose loomisel. Ta peab olema uudne, aga mis üldse on uudne, eks ole jällegi. Et see on nagu õiguses paljugagi, see on siuke tagantjärele hindamine. Sa võtad selle loodu ja siis hindad, kas see siis on piisavalt uudne ja originaalne või ei ole. Et sellist üldist teoreetilist lähtekohta, jah, kohtupraktikad ja õigusaktid on need alused meile andnud, aga kokkuvõttes see on hindamine tagantjärgi. Ja tuleb meeles pidada ka seda, et õiguse eesmärk üleüldse on lahendada konflikte meie ühiskonnas, eks ole. Et laias laastus ega seadus ei anna ju ette, et millistele kriteeriumitele peab inimese looming vastama. Tee, mis tahad, loo, mis tahad. Aga kui ikkagi ei ole sarnaseks läheb kellegi teise looduga, et siis on nagu probleem, et kes ikkagi võib öelda, et see on tema originaalne looming. Siis selliseid küsimusi vaieldakse ja selleks meil ongi õigus, mis siis nagu enam ütlebki, et see, kes oli varasem, sellel on ilmselgelt eelis. Aga siis tuleb hinnata jällegi seda, et kui palju, millised on erisused nendel kahel teosel, eks ole, mis on lähtekoht olnud, mida teine hilisem autor, eks ju, oma loomingu loomisel aluseks võttis, et kas ta sai inspiratsiooni või kas ta üldse üritas kopeerida. See on nagu selliste kahe autori vaidluste lahendamiseks on see nagu hea, aga et filosofeerida, et mis üldse on uus ja mis on originaalne, selleks õigus ei anna väga lahendust. Selle me peame ikkagi seal humanitaarvaldkonnas ära lahendama. Aga ma just mõtlengi, et kuidas ma võib-olla on huvitav ka kuulajatel, mul on huvitav, et praktiliselt oletame, et meil on kaks väga sarnast või üsna sarnast maali võtame, jah, ja oletame, et selle ühe maali autor pöördub siis advokaadi poole või pöördub siis sellise küsimusega, et ta peab ennast autoriks ja et teine inimene on siis kopeerinud tema teost, eks ju. Et kas see hindamine käib siis mingisuguste ekspertidega koostöös või kuidas nagu see tööpraktikas käib, ega advokaat ju kunstiteost võib-olla ei oska niiviisi analüüsida või hinnata. Pigem ei oska, aga võiks osata, aga seal on mitmeid asjaolusid. Advokaat suudab väga selgelt hinnata seda, kumb teos on loodud varem. Kumb teos on avaldatud varem, kas see uue teose autor oli näinud üldse seda vana teost. Aga jah, mis puudutab selle teose sisu või esitusviisi, siis kindlasti tuleb kasutada eksperte. Siis annavad siis oma sisendi sinna. Aga palju oskad öelda Eesti praktikas üldse on selliseid loomevaldkonnast vaidlusi maalikunstist või muusikast näiteks või põhiliselt ilmselt nendest? Mitte ainult nendest, ma tean, et uuema aja teemad, arvutimängud, nende puhul on küll vaidluseid olnud. Jah, maali küsimustes ma ei tea küll ühtegi. Teksti osas samuti minu laualt ei ole läbi käinud, aga vaidlused käivad tihti nad käivad koos rahaga. Et kus majanduslikud huvid on suuremad, siis need vaidlused jõuavad ka kohtupinki, jõuavad ka advokaatide töölauale. Eks üks populaarne valdkond, kus vaieldakse, on vist süldimuusika. Jah. Seal on kombeks mingisuguseid vene pop-hitte kopeerida, aga seal probleemid tavaliselt on, või nii palju kui mina olen aru saanud, taanduvad sellele, et see meie piir Venemaaga on ikka päris jäik ja seal otseselt vist see vaidlemine ei kanna väga vilja. Riigid on väga sellised, kaitsvad oma enda kodanike suhtes. Aga just selle arvutimängude juurde tulles, et mis elementide osas siis võib tekkida see vaidlus arvutimängude puhul näiteks? Karlist ennab arvutimängudest palju rohkem kui see Disco Elysiumil oli minu meelest ma ei mäletagi, mis see täpselt oli, see vaidlus neil. Mängu loogika või pilt või? Ütleme niimoodi, et kui seda mängu ise tunned, siis see on selline, see on tõesti kunstiteos. Ta on oma
ta ei ole nagu mingisugune action kuskil, vaid ta ongi selline väga kenasti kirjutatud looga, väga ilusate visuaalide ja helistikuga selline tõeline kogemus. Ütle korra veel selle mängu nime. Disco Elysium. Disco Elysium. Aga seal oli probleem tekkis vist selle, kui ma mäletan õigesti, siis intellektuaalomandi nii-öelda omandiõiguse üle, et seal nende arendajafirmade asutajad ja tegelased seal tõstsid erinevaid õigusi, erinevaid osalusi edasi-tagasi, et seal ütleme niimoodi, et sellist nagu selget autorsuse üle vaidlemist minu meelest ei olnud. Siiski selline nagu asi, mida võib-olla kõrva taha panna, et kus need vaidlused tekivad, et see intellektuaalomand on vara ja et seda nii-öelda kantida kusagile enda firmasse, mingisse riiulifirmasse, nagu seda päris nii ei saa teha, et inimesed kannatavad sellest. Ja no laiemalt see loomevaldkonna näide arvutimängudest on väga hea, aga kõik need, kes loovad näiteks startup ettevõtetes mingisugust tarkvara või mingisugust toodet, siis seesama intellektuaalne omandi kaitsmine on esimesest päevast väga kriitiline. Et sul oleks see, mis sa väidad endal olevat, et sellele ettevõttele kuuluks need õigused, et lepinguliste suhetega siis tagada see, et intellektuaalne omand kuulub ettevõttele. See on absoluutne eeldus selleks, et sa suudad raha kaasata hilisemates faasides. Need teemad, intellektuaalse omandi teemad, seda kaudu on igapäevaselt laual kindlasti. Siin ka üks huvitav moment, mis kolleeg Eesti Autorite Ühingust, Mati Kaalep, temaga vestlesime päris palju selle projekti raames nende teemadel, just muusikutega seotud teemadel konkreetsemalt. Ja siis ta nagu ütleski, et tema hinnangul see autoriõigus on Eestis üsna hea, läbimõeldud põhjalik, aga et probleem on selles, et alati nagu seda ei rakendata ja nagu mõlemad osapooled justkui ei pööra sellele tähelepanu, ja siis tulevadki sellised naljakad või kurvad tegelikult kaasused, kus oleks pidanud sõlmima lepingu esitajaga, seda ei tehtud ja siis pärast nagu peab kohtus seda lahendama, seda 500 € probleemi, kuna ei olnud lihtsalt mingit kokkulepet. Et kuidas teie nagu selline, võib-olla mis teie soovitus on või kuidas see kogemus on, et kas autoriõiguse osas üldiselt nagu peetakse kinni mingisugustest nõuetest ja näiteks lepingute sõlmimisest või Eesti kontekstis või pigem nii ja naa? See on raske küsimus. See nõuab pikka ja segast vastust ka. Et ma arvan, et Eesti ühiskonnas kokkulepete järgimisega tervikuna on päris hästi. Mis puudutab nüüd lepinguid, mille käibemõiste tähendab ikkagi paberit, millel on allkiri või siis digitaalset dokumenti, millel on allkiri. Ja mis siis peaks siis poolte sisulist kokkulepet väljendama. Ma arvan, et sellega nüüd nii hästi ei ole, et tihti otsitakse mingisugune põhi kuskilt ja pannakse sinna allkirjad. Ma arvan, et autoriõiguse valdkonnas on see ka üsna tüüpiline, et sul on dokument, mis tõepoolest kannab allkirju ja väidetavalt siis kajastab poolte kokkulepet, aga on jällegi üsna tõenäoline, et ega seda kumbki pool tegelikult läbi lugenud ei ole ja aru saanud siis sellest, millest on seal nagu kokku leppinud on või mitte, et nõus sisulised kokkulepped teemade üle kindlasti väldiks vaidlusi. Ma arvan, et seesama läbirääkimiste protsess, mis lepingule eelneb, kus siis peakski pooled väljendama seda, mis nende tegelik huvi sinna lepingulisse suhtesse minnes on ja mis nad saada sealt loodavad ja mis siis nad lubavad vastu anda. Et kui need jutud on peetud, siis oleks vaidlusi kõvasti vähem. Et muusikatööstuses eks see hoolsuse tase on kindlasti seal artistidel ja loojatel erinev ja kindlasti loevad dokumente need organisatsioonid, kes autorite õiguseid esindavad, aga kindlasti teadlikkus tervikuna autorite esitajate poolt võiks olla suurem. Aga selline puust ja punaseks küsimus võib olla, et oletame, et ei ole lepingut, aga on näiteks e-maili vahetus, kus me oleme kokku leppinud mingid tingimused, kas seda võib pidada selliseks
lepingu aseaineks või mis see korrektne ei, see on leping ikkagi. Ikkagi leping, jah? See on vahva, ma käisin siin kunagi nõks aega tagasi Muusika- Teatriakadeemia tudengitele lugemas ka loenguid nendel intellektuaalomandi ja äri nii-öelda kokkupuute kohtade teemadel. Ja ma mäletan, see loeng, kus ma üritasin neile lepingutest rääkida. Ma tegelikult ei jõudnud oma esimesest paarist slaidist kaugemale, sest et nende jaoks ma pidin neid veenma selles, et mis asi on leping. Et kui me, ega selles mõttes, et minul on, eks ju, näiteks tööleping Timoga või siis ütleme advokaadibüroo Rask, eks ole, siis Timo on võib-olla seal nagu esindaja, eks ole, aga Timo ütleb mulle, et kuule, palun, et tule ka minuga siia nagu sellele taskuhäälingule ja juttu rääkima, eks ole. Ja miks ma siin nüüd olen, eks ole, et kuidas see lepingute jada, kuidas see kokkulepete jada läheb, eks ole, et see jääb inimestele, ma arvan, et üldjuhul väga müstiliseks, et tegelikult nagu ka need suulised kokkulepped võivad olla lepingud, eks ole, see, et me oleme siin, et sa pöördusid, eks ju, Timo poole, et palun tulge rääkima meile, eks ole, see on ka mingit sorti leping, eks ole, me teeme seda suhteliselt heast tahtest siin, eks ole, me teeme seda nagu selles mõttes, meil ei ole mingi, et nüüd raha vahetab käsi ja siis, eks ole, me paneme allkirju ja siukseid asju, see ei ole nagu otseselt vajalik, et meil oleks leping, see, et meil on kokkulepe, sellest piisab. Leping on definitsiooni poolestest kahepoolne kokkulepe, eks ole. Ja kui ta on e-mailides, ma ütleks, et see on keskmisest oluliselt parem tulemus juba kui see, et kuidas tavaliselt asjad käivad ehk telefonis, mis on selles mõttes, et hilisema probleemide lahendamise seisukohast ikkagi nagu selline katastroofiline, et kuidas siis nagu, kes see mäletab, et mida kokku lepiti, mis iganes, kui üldse mingisugust nagu kirjalikku infot ei ole vahetatud. Messenger ja igasugused WhatsAppid ja mingid sellised suhtlusportaalid ja suhtlusvõrgustikud on tegelikult toredad, et seal sõlmitakse lepinguid ikkagi niimoodi, et mingi märk jääb maha ka, aga nüüd seal saab jälle sõnumeid tagasi võtta ja see on ka jällegi problemaatiline, et meilis ei saa vähemalt sõnumid tagasi võtta. Aga jah, igasugune kokkulepe, millel on õiguslik sisu, on ikkagi selles mõttes leping ja neid kokkuleppeid tuleks austada. Enamal, nagu suuremal, laiemal põhjusel kui ainult moraalist tingitune. Et viisaks inimene täidab oma kokkuleppeid, eks ole, või lubadusi. Aga kas need siis Muusika- Teatriakadeemia tudengid olid siis mis arvamusel, et kas leping on ainult kirjalik dokument? Muidugi, kui allkirja ei ole, siis ei ole leping. See on muidugi vale lihtsalt, et see oleks nagu kristallselge, et neil oli näiteks nagu probleem sellega, et ma tahan pakkumise alusel teha asju. Et ma teen pakkumise ja kui ta kiidab selle pakkumise heaks, siis ma tulen ja esinen. See oli üks pillimängija siis oli seal. Aga nagu see pakkumuse esitamine ja selle hilisem nagu teise poole poolt vastuvõtmine, heaks kiitmine, see on juba nagu lepingu sõlmimiseks piisav. Et selle kõigega tuleb nagu kursis olla ja siis, kui me juba nagu jõuame selleni, et tegelikult lepingute sõlmimine on lihtsam, kui see võib-olla, kui me ise võiksime arvata, et kui kuskil kaupluses, eks ju, ostad midagi, sa sõlmid selle nii-öelda teenindaja vahendusel ikkagi selle kaupluse pidajaga lepingu, eks ole, see on ostu-müügileping. Siukseid asju, kui me teadvustame, siis sama hästi me võime juba natukene pingutada selle nimel, et need asjad oleks korrektselt tehtud ja siis kas või sinna samasse pakkumise vormi võib ju panna mingisugused ka intellektuaalomandi kaitsetingimused, mingisugused litsentsitingimused, et kuidas need asjad toimivad. Need asjad saab läbi mõelda ja tegelikult igaühel on võimalus enda õigusi kaitsta väga tõhusalt. Lihtsalt tuleb olla teadlik sellest kõigest. Nõus jah, see pillimees tegelikult pakkumuse alusel asju tehes, võib-olla ta pakkumine ongi sõnastatud väga suurepäraselt niimoodi, et seal ongi põhitingimused kirjas näiteks seda, et kas teda tohib salvestada ja kas seda salvestust tohib siis uuesti mängida kuskil ja kas siis uuesti mängimise korral tuleb talle ka mingisugust tasu maksta ja ma ei usu, et see nii oli. No kindlasti mitte, seal on number ja kontonumber. Hästi, ja see on, aga tegelikult see pillimees täna ju võiks selle peale mõelda, salvestustehnoloogiad on igal pool, taasesitamine on ka väga populaarne, meil on nii palju platvorme, kus kõik kontserdikülastajad niikuinii panevad materjali üles,
et noh, need teemad lihtsalt on väga aktuaalsed täna ja siis võiks ju öelda ka, mis me neist arvame või kuidas me lubame enda esitust kasutada näiteks. See on hästi huvitav, ma jäin ise ka mõtlema selle peale, et kui ma kuskil ütleme 10 aastat veel tagasi käisin kontserditel jah, siis oli nii, et olid mõnikord turvamehed isegi rebis, noh suured rock-kontserdid ütleme jah, mingisugused staarid käisid esinemas, siis ei tohtinud pildistada, ei tohtinud filmida ja siis veel turvamehed rebisid inimestel fotoaparaate käest ja nagu noh, kes olid seal lava pool ja nüüd ma mõtlen, et viimasel ajal ma ei ole nagu üldse kuskil näinud selliseid keelde, et ei tohi lindistada, et ei tohi pilte teha, et tõenäoliselt see nagu paradigma muutus on vist juba toimunud, kuigi aeg-ajalt ma ikkagi mõtlen selle peale, et kui keegi kuskil hästi halva kvaliteediga salvestuse teeb mingi artisti muusikast ja paneb siis sellest kuskile ütleme Facebooki, et näed, käisin kontserdil ja siin on 20 sekundit video, et see on nagu natuke piiripealne võib-olla tegevus või kuidas sellesse nagu suhtuda? Tegelikult need tingimused on ka olemas. Seal, kui sa pileti ostad, siis tõenäoliselt seda salvestamist ja fotode tegemist ja kõike seda on seal täna juba reguleeritud. Kui sa käid teatris, siis öeldakse või kinos, siis öeldakse väga selgelt ära, mis arvestad, kuidas suhtutakse sellesse, et sa salvestad või taasesitad siis seda kuskil. Et need tingimused ongi erinevad tööstused lähenevad nendesse riskidesse või millist riski nad näevad selliste salvestuste taasesitamisel erinevalt. Ja see ongi normaalne. Seal pileti peal ju tegelikult, kui veel neid paberpileteid on kellelgi, siis seal on seesama fotoaparaadi märk ja kas kriips on peal või kriipsu ei ole peal, eks mingisugune info on sulle esile tõstetud. Aga põhimõtteliselt, kui ma olen külastaja, ma lähen kuskile, ma ei tea, no võtame mingisuguse, ütleme Brian Adamsi kontserdile ja siis lindistan ennast seal kuskil, Brian laulab ja mina olen kohal ja panen siis Facebooki üles, et kas ma käitun õigesti? Võib-olla ajaksin Timo vastuse natukene sogasemaks, hägusemaks. See on tendents, mis advokaatidel on. Et selles mõttes, et jah, üks asi on see ürituse korraldaja reeglistik. Ta ütleb, et kui sa tuled siia suletud alale või sa tuled siia kontserdisaali või kus iganes, siin sa pead käituma niimoodi. Ja siis see on absoluutselt selles mõttes, et need, mis tagajärjed sellele valesti käitumisele on korraldaja ette näinud, eks ole, siis nendega sa tead, et siis kui filmid, siis riskid, eks ole. Võib-olla visatakse kontserdilt välja, võib-olla võetakse telefon ära, mis iganes. Vastavalt sellele, kuidas on nendes tingimustes kirja pandud, aga nagu üleüldiselt, eks ole. Selline minu mõelest enda sotsmeediasse mingisuguse lindistuse tegemine, see on isiklik tarve nagu sellele. Et see ei tohiks rikkuda selle artisti intellektuaalomandi õigusi, eks ole. Ja võib-olla ta tahab, et teda filmitakse hea kaameraga ja õigete nurkade alt ja et keegi pärast kuidagi monteeriks selle video kokku ka ja et selliseid taskus tehtud mingisuguseid videosid ta ei taha endast näha kusagil Instagramis või Facebookis, aga samas ta ei kanna mingisugust kahju sellest, et ikkagi suhteliselt vaba voli on inimestel ise võtta ja filmida ja teha, mis nad tahavad, eks ole. Seni kuni seda ei tehta mingisugusel ärilisel eesmärgil, seni kuni sellega kuidagi viisi ei kahjustata ega halvustata seda esinejat, eks ole. Siin on 2 asja, mida nagu tuleb eristada, et kui on selline nagu mingisugune vabaõhuüritus kusagil siin Eesti suvel maakohas, et siis seal tõenäoliselt, eks ju, ei kehti mingisugust pildistamise keeldu. Ja siis tuleb juba hakata nagu teisi kriteeriume hindama, et mis on okei ja mis ei ole. Et nagu millele ma ise enne ei mõelnud, aga nüüd rohkem mõtlen, et kui näiteks pildistada kuskil suurel üritusel, ennast või siis midagi ennast koos kellegagi, eks ju, aga seal taga on teised inimesed, et tegelikult viimasel ajal olen hakanud hägustama inimeste nägusid või siis küsima nõusolekut, et ma saan aru, et tegelikult see vist ei ole päris okei, kui ma pildistan ennast, aga seal teisel inimesed on ära tuntavad ja siis ma panen selle kuskile üles ilma nende nõusolekut. Täitsa nõus, see hägustamine on väga hea praktika.
ja isikuandmete töötlemisele kehtib üksjagu palju nõudeid. Et see isiklik kasutus on muidugi see jällegi, kus need reeglid kõik ei kehti, aga see ongi täpselt see, et kui sa hoiad oma telefonis neid, vaatad neid pilte ise versus see, et kui sa tõesti postitadki erinevates portaalides ja kas need sinu postitused on kättesaadavad, kas sa oled piiranud ka, kellele sa need postitused kättesaadavaks teed, kas need on ainult sinu sõbrad, ainult need isikud, kes on fotol, ainult sina ise või laiem avalikkus, et jällegi kaasuse põhiselt tuleks hinnata, aga ma arvan, et kui juba minna postitama, siis on mõistlik hägustada või siis saada see nõusolek. Üks on jah siis selline nagu just isiklikuks tarbijaks, aga teine, mis meil alati nagu ülikoolis või ükskõik kuskil haridusasutuses üles tuleb see teema, et hariduslikel eesmärkidel, eks ju. Ja et hariduslikel eesmärkidel, võib-olla see on ka huvitav meie kuulajatele, kes ei ole enne kokku puutunud, et hariduslikel eesmärkidel näiteks mingite materjalide kasutamisel on rohkem võimalusi või rohkem nagu sellist vabadust kui siis ärilistel eesmärkidel kasutamisel. Ma saan aru. Autorile pean ikka viitama, eks ju, aga selles mõttes, et ütleme niimoodi nagu teadustöö kasutamisel, et seal ei saa autor ära keelata sisuliselt seda, et tema teostele või tema varasemale tööle viidatakse, eks ole. Tal on muidugi õigus sellele, et keegi ei kopeeri tema tööd ja ei esine, eks ju, isiklikult ise selle varasema töö autorina, et see on juba akadeemiline petturlus, eks ole. Aga jah, selles mõttes, et seadusandja on otsustanud, et erinevatel haridusteadus valdkondadel on erinevatel isikutel, kes toimivad nendes valdkondades, on laiemad õigused kui tavaliselt. See on ka igati mõistetav, et haridus ei ole ometi see koht, kus raha tehakse, haridus on see, kus raha kulub, eks ole. Aga ta on vajalik meile ja siis selle võrra, aga nagu seadusandja leiab, et see on, eks ju, koht, kus seda eristust teha versus siis äri, kus huvi kasutada mingeid nagu teoseid, millele litsentsid puuduvad, on ilmselgelt nagu isiklik kasu ja selline teise arvelt rikastumine. Seda me ühiskondlikult peaksimegi taunima, eks ole. See on jah küsimus sellest, kas ja millal sa võid siis kasutada teise teost ilma näiteks eraldi nõusolekut küsimata või siis tasu maksmata ja seal on jah mingisugused erandid ja hariduslikel eesmärkidel nende teoste kasutamine on jah oluliselt laiemalt lubatud kui võib-olla siis ärilistel eesmärkidel. Et üldiselt ärilist, Karl Kristjan rääkis väga põhjalikust lepingust, et üks lepingute liik on litsents ja see litsents on ka üks sõna, mida me tegelikult tajume mingi väga kauge ja keerulise sõnana, aga litsents igapäevaselt me kasutame väga palju ja me anname ka tõenäoliselt väga palju. See litsents on ju sisuliselt õigus midagi kasutada mingisugusel kindlal viisil. Et meie tulime siia stuudiosse ja sa kasutad seda lindistust täpselt sellisel viisil, nagu sina rääkisid meile ja siis meie ütlesime, et hästi, jah, muidugi kasuta. Ja meil ongi litsents sõlmitud, et see sama Wordi litsents, me kasutame litsentside alusel hästi palju erinevaid tooteid ja teenuseid igapäevaselt. Et jah, minu see idee, miks ma litsentsist hakkasin laiemalt rääkima, ongi siis see, et õiguspärane kasutus võibki siis aset leida, peamiselt leiab see aset litsentsi alusel ja siis ongi need mingisugused erandid, mis erinevates õigussüsteemides on ka erinevad erandid. Eestis on see tasuta kasutamise regulatsioon siis teatud teemades muuhulgas siis teadus ja arendus ja õppetegevuse jaoks. Ja siis selline väga huvitav moment, mis on ka minu arust viimasel ajal eriti muutunud või nii palju, kui ma olen
jälginud siis seoses selle haridusega ja seoses näiteks harrastusega, harrastuskultuuriga ja ütleme, ise tegelen ka rahvatantsuga ja olen selle valdkonnaga seotud rahvatantsurühmad, kes harjutavad, eks ole, kasutavad muusikat, oma trennis on ju. Aga siis üks asi on trenn ja siis selline esinemine on ikkagi siiski avalik üritus või sündmus juba ja tõesti, kui me veel 5 aastat tagasi või rääkisime, siis nende teemade peale tihti ei mõeldud, et meil on mingi kava, meil on mingi rahvamuusika, aga seal on keegi ju salvestanud, eks ole, ja nii edasi, et on seal mingitele sugulastele kontsert või ka võib-olla piletiga kontsert ka, et siis väga selle peale ei mõeldu, aga nüüd tegime ühe uuringu ka rahvatantsu kollektiivide seas, et see teadlikkus on oluliselt tõusnud ja siis neil on sõlmitud juba kas autorite ühinguga mingisugused kokkulepped või needsamad lepingud, eks ju, või siis nad on mingil moel nad on vähemalt mõelnud ja tegelenud nende muusikaalaste autoriõigustega ja just esitajate õigustega ja nii edasi. Et siis ma saan aru, et see teadlikkus on ikkagi tõusnud ühiskonnas, et mulle tundub, et kuidas teile tundub autoriõiguste osas? Jaa, loomulikult on tõusnud. Et ma arvan, et siin on palju head tööd teinud samad autoreid esindavad organisatsioonid, mis puudutab konkreetselt autoriõigusi, aga ka muudes valdkondades täpselt samamoodi need valdkondade esindusorganisatsioonid teevadki head tööd kõik selleks, et suurendada teadlikkust nendest teemadest, mis nende tööstustes on oluline. Ja see nii peabki käima ja siis mõnes mõttes nad teevad seda sama koolide tööd, aga harimine, eks, et koolist sa saad need tööriistad kaasa, et sind saaks hiljem ka teistel viisidel harida, et mis eriti just kultuurivaldkonna inimestel, teleprodutsendid, muusikud, kõik sellised, kellega me oleme siin kokku puutunud, mis on selge, on see, et nad on väga teadlikud kõik. Sellest, et intellektuaalomand, autoriõigused on olulised, on relevantsed ja need on asjad, millele tuleb mõelda. Võib-olla nad ei mõista seda kõike lõpuni välja, aga nad vähemalt teavad, et need on asjad, millele tuleb mõelda, et lepinguid tuleb sõlmida, litsentsi tuleb sõlmida, et advokaadid oskavad aidata nende küsimustega. See on minu meelest väga tore areng olnud just erinevatel siin tuttavatel ja kõigil, kes pigem on läinud seda teed, et ennetavad probleeme ja teevad asju nii-öelda korrektselt, nii nagu meie soovitaksime teha, mitte lihtsalt, et loodame parimat ja siis, kui vaidlus juba käes on, eks ole, et siis hakkame vaatama, et kes ja kus aidata saab. Ja see ongi täpselt, et kui tulla tagasi nende tehisintellekti teemade juurde, siis see nähtus on väga uus ja kui autoriõigused on regulatsioon iseenesestki on olnud juba väga pikka aega olemas ja see, et kuidas seda süsteemset tegevust teadlikkuse tõstmiseks on vaja, et siis nende tehisintellekti teemade puhul see maraton mõnes mõttes jookstakse sprinditempoga, aga veel kord, seal ka see teadlikkuse suurenemine riskide arvestamine, nende riskide maandamine, kõik on teemad, mida selles valdkonnas tuleb täpselt samamoodi teha. Ja ma saan aru, et just väga hea, et sa mainisid, et kogu see nii-öelda ajaraam on tegelikult erinevates õiguslike küsimuste puhul ja mingisuguste muutuste puhul eriti on hästi pikk, et ma saan aru, et EUIPO, näiteks selle projekti rahastaja ongi Euroopa Liidu intellektuaalse omandi siis selline office, EUIPO, ja siis on veel WIPO, mis on siis maailma intellektuaalomandi organisatsioon, et need protsessid, kus arutatakse läbi, et tehisintellekt ja kuidas see suhestub autorsusse ja nii edasi, et need võtavad aastaid ja võib-olla need kokkulepped tulevad, ma ei tea, 10 aasta pärast, et tundub, et kõik võtab hästi palju aega, et ma tean, et ülikoolides võtavad muutused palju aega, aga tundub, et õigus maailmas võtab ka väga kaua aega. Midagi muutuks. Samas see AI Act kas või asi iseenesest, see on ju päris kiiresti välja tulnud ja seda hakatakse rakendama päris kiiresti, et suhteliselt ikkagi saadakse aru, et kui on probleem, siis just eriti minu meelest selliste uute tehnoloogiatega on näha, et Euroopa Liidus liigutatakse kiiresti. Leitakse see konsensus nendel teemadel, et kuidas me peaksime lähenema suhteliselt kiiresti, näeks need riskid ära ja siis muudatused tulevad sama kiiresti, kui see tehnoloogia tuleb ka
eks ju, mängu. Mis ma ütleks, et positiivne, sest et ega selles mõttes, et selgus on igal juhul alati parem ja mida kiiremini see selgus mingites sellistes valdkondades tuleb, seda parem on, sest vastasel korral võib-olla mingisugused väga innovaatilised tehnoloogiad, mida me võiksime kasutada juba praegu ja mis meie elu võib-olla kõvasti parandaksid või vastupidi halvemaks muudaksid, et need tehnoloogiad, eks ole, nende arendajad näiteks võivad olla kusagil äraootaval positsioonil oodates, et mis see nagu seadusandlus, eks ju, hakkab tegema mingites just sellistes. See selguse puudumine, innovatsiooni ta pärsib just läbi selle, et kui see innovatsioon kuskil luuakse, et kas seda siis rakendada on ka võimalik ja kui ongi väga ebaselge, mis siis saab, et kas sa võid näiteks vangi minna mingisuguse tarkvarakoodi avaldamise eest. Sa pigem mõtled selle peale ikkagi 2 korda, et jah, et see kiire regulatsiooni loomine, isegi kui ta alguses on võib-olla piiravam, kui ta oleks 10 aasta pärast, kui oleks seda mõttetööd aega rohkem teha, siis see, et sa lood selge raamistiku, kus sa võid tegutseda ja annad selguse ettevõtjale või autorile, siis see on suurepärane. Aga Euroopa Liit ei ole jah ainus, kes reguleerib seda, et need regulatsiooni initsiatiivid on tegelikult olemas kõikjal maailmas, neid regulatsioonegi on teisigi juba. Ma arvan, et hästi tore on viidata natuke Eestiga seotud organisatsioonile, see on see Future of Life Institute, kes siin nüüd juba tänaseks vist 1,5 aastat tagasi hõikas, et kuulge, paneme 6 kuuks kõik tehisintellekti arendused seisma. Et mitte keegi ei pannud seisma, aga see ohuteavitus, mis sellega kaasnes ja see aitas seda teadlikkust tõsta muuhulgas ka siis avaliku sektori otsustajate seas. Et see on tõesti teema, millega tuleb kohe tegeleda. Et seal väideti ja võib-olla nii ongi, et need ohud on eksistentsiaalsed. Jah, täpselt, et kas nad nüüd on või ei ole, aga jah, ütleme niimoodi, et teadlikkus tõusis ja regulatsioon sündis. Ja ma tegelikult ise ka mäletan seda, kuidas see oli hästi selline, tekkis täpselt selline tunne, et me oleme kuskil Spielbergi või siis dramaatiline, eks. Filmis, eks ju, jah, et nüüd hakkab juhtuma, et tekib nagu Skynet, aga ma tegelikult ma jäin mõtlema, et kui me alguses rääkisime sellest, et on nagu seal samas vist AI Actist mainisite, on see piirang, et ei tohi luua midagi sellist, mis oleks nagu iseseisev või kuidagi nagu globaalne, et aga kuidas ma saan nagu loojana aru, et nüüd läheb see üle piiri või kus nagu tekib see? Seal on tegelikult need sisulised kriteeriumid ikkagi ära kirjutatud, milline on selline lubamatu riskitasemega süsteem, mida luua ei tohi. Ja siis tulebki hinnata. Et tavaliselt ikkagi arendajad lähevad lahendama mingisugust probleemi. Et, ja kui see probleem on maailma valitsemine, siis võib-olla võiks keeldada, et jääb kirjutamata. Vähemalt Euroopa Liidus. Et selles mõttes see AI Act, eks ju, on ka Euroopa Liidu põhine. Ja kas me ka teame, et kas Ameerikas on mingisugused sarnased kokkulepped tehtud juba või ei ole või? Neid sarnaseid on, minu meelest on Hiinas kehtib mingisugune regulatsioon, ma tean, et Lõuna-Ameerikas on, USAs on osariikide kaupa vist erinevaid tulemusi saavutatud seal, aga mis seesama Euroopa Liidu kiirus annab, on see, et ta on eeskuju, ta on pioneer ja lähtutakse kindlasti, arvestades siis erinevaid majandushuvisid erinevates regioonides ka sellest, mis Euroopa Liit on ette teinud. Euroliidu puhul tuleb sellega ka arvestada, et kes iganes tahab Euroliidus äri teha, peab pidama kinni Euroliidu õigusest. Ja seda nimetatakse siis Brüsseli efektiks, et kus väga paljud Euroopa Liidu õigusest tingitud asjad, igasugused nähtused, näiteks see isikuandmete üldkaitsemäärus. Näiteks see on ikkagi nüüdseks juba ülemaailmse kohalduvusega sisuliselt, sest et need, kes kinni ei pea, need lihtsalt Euroopas äri ei saa teha ja Euroopa on ikkagi suur ja rikas turg väga paljudele, et kõik tehnoloogia ettevõtted ja mis siin on Facebook, Google,
kõik sellised suuremad on vastu näppe saanud ka ikkagi Euroliidult ja trahvid ulatuvad miljarditesse, et see Euroliidu õigus paratamatult kujundab ka ülejäänud maailma arusaamasid sellest, et kuidas elu võiks käia. Ja täpsustada selles osas veel midagi, et aga just, et see EIA Act nüüd näiteks kohaldub kõikidele Euroopa Liidu liikmetele, eks ju, aga oletame, et Eestil võib mingid erisusi selles olla või mitte, või et ma saan aru, et autoriõigus on ikkagi situatiivne, et see on seotud mingisuguse piirkonnaga, eks ju, et või on ta ikkagi... See on määrus, see on otsekohaldus, see on nagu sisuliselt nagu meil oleks seadus. Okay. Sama asi põhimõtteliselt. Intellektuaalomandi puhul on see regulatsioon ongi riigiti erinev ja siis õiguskultuuriti veel rohkem erinev. Et jah, Euroopa Liit selles mõttes tagab paljude regulatsioonide puhul ka sellise ühtsuse, mis annab selgust ja tõstab need piirid tegelikult ka kaardi pealt ära. Aga tulles nüüd äkki globaalselt sellisest konkreetsemaks või siis ütleme üldiselt individuaalsel jällegi, et kui ma olen noor ja praegu väga paljud noored ja ka mitte noored, aga loovad siis sellist sisu, ütleme sotsiaalmeediasse, seal ma ei tea TikToki või Instagrami või mingitele uutele platvormidele, et ja siis sisuliselt, kui nad sinna midagi üles laevad, siis nad kirjutavad nii-öelda teadmata alla ka mingisugustele kokkulepetele selle platvormiga, eks ju, et samamoodi nagu me rääkisime Wordi näitest või siis mingitest muudest, et aga kuidas te nagu hindate, et oletame, et või hästi praktiliselt, kui ma laen tõesti mingisuguse video üles ja sellel on, ma ei tea, 10 või 100 vaatajat, on ja on. Kas see probleemid tekivad siis, kui on juba väga palju vaatajaid, ma saan hakata midagi teenima ja keegi hakkab tähelepanu pöörama, võib-olla kopeerima midagi sellist või peaksime juba ka nagu väga väikese vaatajaskonnaga mõtlema sellele, et näed, ma panen sinna midagi üles ja ma kirjutan millelegi alla. Ma arvan, et see on hästi lihtne küsimus sellest, et see kasutajate vaatajate arv ei oma liiga palju tähtsat. Küsimus on see, et kas sina tahad, et sinu loomingust peetakse lugu ja tegelikult samamoodi sa pead suhtuma siis teiste loomingusse. Et näiteks kui sa seal oled mingisuguse video loonud, kus sa oled kasutanud kellegi teise teost, lõppastmes ei ole vahet, kas seal on 1 vaataja või 100 000 vaatajat. Sa oled teise õigust rikkunud. Et nõus, jah, tõenäosus vahele jääda. Kindlasti üks väga oluline motivaator igasugustest reeglitest kinnipidamiseks on oluliselt erinev, aga lõppastmes see on siuke ühiskonna ja isiku küpsuse mõõt, et kas ta siis käitub nii nagu kord ette näeb või ei käitu. Ma ütleks, et kui on isiklik nii-öelda sisuloome, inimene ei ole veel päris nagu mingisuguses suunamudija staatuses, vaid ma ütleks, et hea tava oleks võib-olla läbi guugeldada natukene, et isegi kui ei ole otseselt nagu eesmärki hakata teenima siin nagu kusagil sotsmeedias, eks ju, tulu, vaid võib-olla on see eesmärk proovida. Natukene nagu kombata, et kuidas siuke sisuloome välja tuleb ja siis äkki läheb hästi ja siis äkki saadki populaarseks. Kui juba sellised alged on või mõttealged on peas, siis oleks mõistlik tõenäoliselt alguses korrane vaadata neid platvorme, mida kasutatakse, ongi TikTok, Instagram tõenäoliselt on kõige populaarsemad praegu Eestis, eks ole. Et guugeldada läbi, et kellele kuuluvad TikToki platvormile üles laetud videote IP-õigused, kellele kuuluvad Instagramis need õigused, mida võib Facebook nende asjadega teha või Meta siis, eks ju, tänapäeval, mida TikTok võib teha, et sellised olulisemad küsimused, et aru saada, et mis selle tagajärg on, et see üleslaadimine toimub ja et kuidas selle inimese sissetulekut võib mõjutada, eks. Need lihtsalt läbi guugeldada, sest ega selles mõttes materjali on ju kogu sellisel sisul ikkagi tohutult, et selleks ei pea neid tingimusi lugema. Mõistlik on lihtsalt enda õigustega olla kursis, eks ole, ja üldiselt internetis saab seda infot väga usaldusväärselt, hõlpsasti ligipääsetavalt,
ei pea minema juristi juurde, ei pea minema selleks ma ei tea, lugema neid peendkirja, millest tõenäoliselt keelemudelite kasutamine selleks on ka täiesti tore, vähemalt nende küsimuste defineerimisel, mida siis otsima läheb. Millised minu riskid on, kui ma laen mingisugust materjali üles TikToki või mõnda muusse platvormi, siis ma arvan, et see keelemudel annab täna tegelikult päris hea vastuse või ülevaate nendest, kas see info kõik on nüüd täpne ka, mis ta sulle esitab, seda sa lähed ja kontrollid siis muudest allikatest üle, aga need teemapüstitused, ma arvan, et tulevad väga head ja adekvaatsed. Siis me tegelikult mõeldes selle peale, mõeldes sellele, kui vara hakkavad noored, mul enda vanem laps on nüüd peaaegu 10, eks ju, et kui vara nad hakkavad postitama siin enne seda sisu, mulle tundub, et ülikooli ajaks me oleme väga hiljaks jäänud juba, kui me hakkame ülikoolis tegelema nende teemadega, et tegelikult peaks juba koolis nagu need üles võtma. Siin on tegelikult suuremad, laiemad mured ka, kui ainult mingisugune autorsus ja eks ju ettevõtlus läbi nende platvormid. Lapsed on paratamatult, et me oleme kõik siin, eks ju, lapsevanemad, me kõik teame, et lapsed on rumalad, teevad rumalusi ja mida kõike sinna nagu üles laetakse, et ma ei tea isegi, kas see on haridussüsteemi küsimus, minu arust see on tänapäeval juba ikkagi lapsevanema kohustus, et juba mul siin sai, eks ju, noorem sai 3-aastaseks alles, ma arvan, et see on nüüd nagu küps vanus, kus talle rääkida sotsiaalmeediast, et vähemalt nagu mul on tunne, et see meie ühiskond on kusagile sellisesse kohta jõudnud, et nii vist asjad peaksid käima. Et see peab kodust alates algama minu meelest. Ja nõus, kui postitamised on üks asi, aga selle sotsiaalmeedia tarbimine ja täpselt samamoodi, et sa oled nõustunud ka, et sind jälgitakse läbi igast platvormist, teatakse täpselt, mis sa teed, mida sa guugeldad sinna juurde, et see profiil, mis neil on minu lapsest, on tõenäoliselt parem kui see, mis minul on. Vähemalt nende igapäevastest tegevustest. Hästi mõnes teemas võib-olla olen paremini kursis, aga see, kui palju need andmeid enda kohta välja annavad ja kui lohakalt seda tehakse, täiesti teadustamata, eks. Ja see jääb ju külge sellisena, et kuule, ma olen seda kogu elu teinud, et miks ma pean sellele nüüd ükskord mõtlema hakkama. Et jah, see teadlikkuse tõstmine on kindlasti vanemate ja ka koolide, et see tehisintellektiselt veel kord võimaldab seda võib-olla isegi paremini teha, see on täiesti tööriist sellest teadlikumaks saamiseks. Et mida veel täiendada, et mis Timo just ütles, on, et selles mõttes ei eksisteeri sellist asja nagu tasuta teenus, eks ole. Et igasuguste sotsmeedia platvormide puhul tuleb ka aru saada, et kui sinna sisse logid, sinna oma sisu postitad või kui isegi vahel, kui piisab sellest, et sa laed selle äpi omale telefoni alla, ta jälgib taustal midagi ikka, mis inimene, see kasutaja teeb, isegi kui ta ei aktiivselt ei postita oma elu sinna kusagile seinale või feedi või reelsi või mis iganes need variandid on tänapäeval, eks. See igal juhul ta kogub andmeid selle kasutaja kohta ja need andmed on see, millega see kasutaja maksab selle teenuse eest, sest nende serverite ülevalpidamine ei ole odav lõbu, eks ole see, et kõigi teiste tegemiste ligipääsetavaks tegemine üldse toimib, see kulutab mingisugust seda ettevõtte ressurssi ja see ettevõte teeb seda ärilisel eesmärgil, et teenida kasumit nende andmete müügist, mis on nende andmete müügi kaudu saavad jällegi teised ettevõtjad pakkuda selle algse sotsiaalmeedia võrgustiku kasutajatele täpsemat reklaami, mis neid rohkem puudutab, mis suurendab lihtsalt müügiarvusid, et see on kõik nagu selline kõlab nagu mingisugune vandenõu, aga tegelikult see on see, kuidas meie tarbimisühiskond tänapäeval toimib. Et kõigest sellest tuleks nagu teadlik olla. Et kui midagi postitad, kui midagi teed nendest võrgustikest, tuleb arvestada, et see kõik käib mingisuguse hinnaga ikkagi. See on hästi huvitav, et see vandenõus näiteks mul ema ja isa, kes on niisugune põlvkond ju enne, eks ole,
enne kogu sotsiaalmeediat ja muidugi kasutavad nii palju kui vaja, noh, ema seal tööalaselt Facebooki ja nii edasi, aga et tal ikka alati tekib küsimus, et kuidas nad teadsid mulle pakkuda mingisugust seal, ütleme, ortopeedilisi tantsukingi, et ma ju ei öelnud kuskil midagi ja ma ju ei teinud ja siis ta ka ütlebki, et see on väga kahtlane, et kuskil on ja siis noh, me räägime ka selle läbi, et kuidas see andmekogumine käib, aga jah, et alati nagu see jah, ei pruugi veenda see allikakriitilisus nagu, et jah, et me rääkisime enne ka, et jah, sotsiaalmeedias ja ma jäin mõtlema, et näiteks selline tehnoloogia, ma ei tea, kuidas eestikeelne vaste on, aga deepfake näiteks tehnoloogiad, eks ju, mis tulid ka koos, no ilmselt see on ka osa tehisintellektist kuidagi, et mingi hetk muutub nagu see nii-öelda tõese informatsiooni eristamine meedias väga keeruliseks, et mulle tundub, et see on nagu väga oluline, et lapsed saaksid väga vara, vähemalt mina oma lastele räägin sellest, et kuidas suhtuda kriitiliselt sellesse, mida ta näeb ja kes seda loob ja kas see on üldse tõene, sest esimene, no isegi sellel 10-aastasel esimene mõte on nagu see, et see on YouTube'is üleval, järelikult see on tõsi või noh, et see on... Nende deepfake'ide puhul see on ka see sama AI Act ütleb väga üheselt, et kui sul on midagi sellisena loodud, siis peabki ütlema. See on genereeritud kasutades tehisintellekti. Et sisuliselt ja. seda... Ja selle deepfake'i puhul on ka ju, et see sõnum iseenesest ta võib ju tõen olla, mida seal esitatakse. Ta on lihtsalt lahus sellest, kes esitab või kuidas seda tehakse, et kõik lihtsalt kellegi sõnad pannakse kellegi teise suhu või kasutatakse visuaali muul viisil. Et deepfake on selgelt probleem. Meil on päris mitu projekti käimas ka, kus büroo osaleb ja mis puudutavad küberkiusamist. Et seal jällegi ma arvan, et kooliõpilased on oluliselt paremini kursis nende võimalustega, mida need erinevad tehisintellekti tööriistad selles valdkonnas pakuvad ja nagu õiguste kaitsmisega üldse, siis tegelikult teadlikkus sellest ohust ja teadlikkus, mis siis teha, kui see oht on realiseerinud. Ja see inimese julgus öelda, et stopp, nii ei tohi, kõrvaltseis ja kannatanu, kelle iganes julgus see on, et need on nagu kriitilised ja täpselt samamoodi on intellektuaalomandiga. Et kuigi see õigus mitte rikkuda on ütleme, kohustus mitte rikkuda on kõigi kohustus, siis lõpuks kaitsta selle vastu. See on täpselt igaühe kohustus ka. Et kui sa näed, et rikutakse, siis tulebki häält teha ja ühiskonna kohustus on siis seda teadlikkust tõsta. Aga noh, niiviisi hästi konkreetselt noortest jällegi rääkides, kui keegi teeb kellestki hästi sellise kiusliku või ütleme halva video, jah, deepfake'i kasutades, et ja oletame, et see, kes teeb seda, on mingi 13-14 aastane, ehk siis alaealine. Kas, mis teda võiks nagu oodata, et kui see selline juhtum leiab aset ja keegi ütleb, et näed, tema tegi minust sellise video, mis on nagu solvav ja nii edasi, et mis siis juhtub? See oleneb ka, mis seal siis nagu täpselt tehtud on. On võimalik ka kriminaalkaristus teatud juhtudel ja on võimalikud kahjunõuded siis sellelt kahjustatud isikult. Kõige tõenäolisem on väga terve seeria väga tõsiseid vestluseid erinevate instantsidega alates emadest ja isadest ja koolidirektoritest kuni siis võimuesindajateni välja veebikonstaabel ja need tööriistad on olemas enda kaitsmiseks, lihtsalt tulebki kaitsta ja sekkuda ka ja ma arvan, et see kõrvaltseis ja kohustus sekkuda on väga oluline, et me ei jää passiivseks ja ei lase lihtsalt asjadel juhtuda. Kas me oleme siin päris pikalt vestelnud juba, kas on äkki mingid teemad, mida ma ei ole üldse puudutanud, mis on veel olulised seoses tehisintellekti ja autoriõiguse
intellektuaalomandiga, kas siis teadlikkus või mingid arengud, mida ma arvan, et me saime ikka suhteliselt tervikliku pildi, et nagu siit kõlama jääb ka, siis palju ongi ebaselget selles osas, et kuhu see regulatsioon tulevikus teel on. Palju on ka selget, et need reeglid, mis kehtivad kõiki tööriistu kasutades. Lihtsalt nendest tööriistadest avalduvad riskid ja võimalused tulebki uuesti läbi mõelda. Me alati julgustame kõiki proovima neid uusi tööriistu, aga samas valima hoolikalt, milliseid tööriistu siis kasutame, ehk siis tulebki aru saada, et mis need litsentsitingimused on, millele sa alla kirjutad, et kas see, mis sa selle tehisintellekti kaudu lood, kas sulle üldse mingisuguseid õiguseid sellele alles jääb või sa annadki kõik ära. Ja kuidas seda siis kasutada võib, seda, mis sa seal kirjutad, ja sealt lähtuvad siis edasised otsused, kas kasutada tasulist versiooni või siis konkreetselt millist tööriista just. Ma olen väga Timo käsitlusega nõus. Selge, aga mulle tundub, et tegelikult nagu te ise ütlesite, et teemad on üleval, teemadega tegeletakse ja tore, et me oleme jõudnud juba mingisuguste vahepunktideni Euroopa Liidus ja Eestis samamoodi, mis meile kohalduvad ja mina enda jaoks võib-olla sain veel kord kinnitust ja nagu sellist võib-olla isegi sellise tõuke, et veel rohkem nagu noorteni ja lasteni ja just haridusse neid autoriõigusi, intellektuaalomandi ja ka tehisintellekti teemasid sisse tuua, et kunagi ei ole liiga vara ilmselt nendest rääkida ja kui me ka nendest räägime liiga vara, siis ega see kellelegi midagi halba ei tee mõelda riskidele. Aga ma arvan, et üks mõte, mis meil ka siit kõlama jäi, et inimese sellist nagu loovust, see tegelikult tehisintellekt võiks toetada, mitte nagu takistada, et loovus on ikkagi inimese selline unikaalne omadus, aga et igaühe siis selline enda ülesanne on võib-olla oma sellist loovust ja autoriõigust ja autorsust kaitsta ja nagu selle eest seista. Ja kui me näeme, et kõrvalseisja siis õigusi ka rikutakse, et ka sellele tähelepanu pöörata, et igasugustele negatiivsetele olukordadele tähelepanu juhtida, mitte teist hätta jätta. Aga suur tänu Timo ja suur tänu Karl-Kristjan ja loodame, et saame veel mingisuguses kontekstis kokku, et nendel teemadel vestelda ja loodame, et tuleb ka huvitav arutelu meie kuulajate jaoks. Aitäh! Aitäh!